3. Tänases Hiiumaa vallavolikogu teise koosseisu esimese istungi Hiiumaa vallavalimiskomisjoni 10. novembri otsusega number 29 otsustati kokku kutsuda Hiiumaa vallavolikogu istung ning esitada istungile tahvlile esitatud seaduses sätestatud päevakord. Enne päevakorra kinnitamise juurde asumist annan teada, et Hiiumaa vallavolikogu koosseisus on toimunud 2 muudatust. Pillipost on esitanud avalduse volikogu liikme kohast loobumiseks, tema asemele on määratud volikogu liikmeks Aili Kütti ning Omar Jõhviselg on teinud avalduse volikogu liikme volituste peatamiseks ja tema asemele on määratud Anu Piilberg. Samuti palun anda teada, kas on moodustatud fraktsioone. Jah, annan üle avalduse fraktsiooni moodustamiseks. Et siis 18. novembri 2021 avalduse alusel on volikogu fraktsioonina moodustanud Sotsiaaldemokraatlik Erakonna fraktsiooni. Fraktsiooni esimees on Reili Rand, aseesimees Liina Leppamaa ning käesoleva avalduse on allkirjastanud fraktsiooni liikmed Reili Rand, Liina Leppamaa, Ene Tisler, Kepo Tasoja, Heiki Nestor, Argo Nurs ja Tõnis Viilmäe. Siis päevakorra kinnitamiseks panen Hiiumaa vallavolikogu istungi päevakorra hääletamisele. Palun päevakorra kinnitamise poolt olevatele volikogu liikmetele käega märku anda. Ja videosille vahendusel osaleb meil 2 volikogu liiget, Georg Linkov ja Aili Küttin. Aili Küttin, kas te kuulete mind? Kuulen. Olete päevakorraga. Ja kõik volikogu liikmed on päevakorra kinnitamise poolt, et siis kinnitada päevakorra. Enne esimese päevakorrapunkti juurde asumist küsin, kas keegi volikogu liikmetest soovib saada sõna avalduseks. Paistab, et ei soovi. Seega siis asume esimese päevakorrapunkti juurde, milleks on siis Hiiumaa vallavolikogu esimehe valimine. Selgitan, et volikogu esimehe kandidaadi võib kirjaliku ettepaneku alusel üles seada volikogu liige või fraktsioon. Kandidaatidest koostatakse nimekiri vastavalt ülesseadmise järjekorrale. Tänan siis võimaluse kandidaatide ülesseadmiseks. Valimisliit Ühine Hiiumaa nimel, ma pean vist ütlema praegu, et volikogu liikme Aila Tosu nimel, siis seame üles Anu Piilbergi kandidatuuri. Teil on kirjalik avaldus? Jah, palun. Siis selgitan kandidaadi õiguseid. Kandidaadil on õigus ennast tutvustada ning volikogu liikmel on õigus esitada talle kuni 2 küsimust. Küsimust tuleb esitada lühidalt ja arusaadavalt omapoolsete kommentaarideta ning kandidaadil on õigus ennast taandada kuni kandidaatide nimekirja sulgemisel. Annan siis sõna kandidaadile. On veel avaldusi? On sinu mõttes volikogu liige, esitan aseesimehe kandidaadiks Tõnis Paljasmaa. Kas see on õige aeg praegu? Räägi jälle õige aeg. Ei ole? Täpselt ei tea, kas see peab kohe või esitada. Ei ole. See on kõigile esimene kord mõnes asjas. Annan siis sõna kandidaadile, palun. Tere kõigile, olen Anu Piilberg. Osalt olen tuttav tööalaselt, aga võib-olla mitte väga tuttav hiidlasena. Natuke tutvustan oma kodanikuks olemist. Olen siin sündinud Kärdlas, siin koolis käinud, õpinguid jätkanud nii Tallinnas kui Tartus, lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna
ja peret loodes siis tulin Hiiumaale tagasi. Esimene töökoht Rahvas kolhooside kadumisel siis töötasin Hiiumaa tarbijate ühistus juristina ja juhatuse esimehe abina ja personalitööl. Ja hiljem siis Eesti Energias juristina. Miks ma Hiiumaale nagu tagasi tulin, sellepärast, et olen nagu hingelt hiidlane. Siin on väga hea töö- ja elukeskkond ja laste kasvatamiseks väga hea koht. Ja sellepärast ka panustan ühiskondlikult Hiiumaa ellu, sest et Hiiumaal elamine mingites valdkondades ei ole just kõige lihtsam. Meil on meri ümberringi ja muud takistused, aga kui me kõik nagu selle nimel nagu panustame, et meie Hiiumaal edasi areneks, et siis ma leian, et ka meie järeltulevatel põlvedel on siin koht, kus olla ja elada. Kuna elu seadis valikuid ja tolleaegne kasvukeskkond oli meil selline, kus olid rahareformid, siis istusime abikaasaga maha, et mõelda, kuidas siis oma kodu rajada ja ehitada ja palgas seda võimalik. Ja võtsime siis kokku oma tugevused, et mina juriidika poole pealt, tema siis nagu kõrgharidusega mehaanik ja niimoodi 23 aastat tagasi sattusime ettevõtlusesse. Alustasime siis nullist, Autotrans, transportteenus ja järjest siis lisandusid muud teenused, jäätmekäitlus, liiva kaevandamine, tehnoülevaatus, veokite remont. Ja 10 aastat tagasi sai loodud veel väike ettevõtlusvorm, majutus, mis nüüd 6 aastat, nüüd ütleme paar aastat tagasi siis sai ära investeeritud ja inimesed on tööl, nii et tekkis selle vaba aega. Ühiskondlikult olen siis panustanud oma lastesse, olnud aktiivselt hoolekogudes, käinud kaasas nende võistlusreisidel. Olen Lastekaitse Ühingu liige ja juhatuses ja tantsumajaka juhatuses. Et kuna töökeskkond on mul selline supehine, on 50 inimest tööl, et 7 on ainult naised, meil on sooline tasakaal väga paigast ära, siis vabal ajal olen siis oma aega panustanud just kestele pehmetele tegevustele. Paar aastat tagasi tegime bussijuhiload, et vahest on vaja lastega sõita võistlustele, et siis on nagu omast käest võtta, mitte buss, aga load. Et ühiskondlikult siis olen meil olnud tegev Kärdla osavalla kogus. Et eelmise perioodi volikogu materjalid oleme kõik läbi töötanud enne koosolekut, et siis aru saada, mida siis koosolekul arutada. Kas on küsimusi? Et kas keegi volikogu liikmetest soovib kandidaatile esitada küsimust? Hinge palun. Volikogu töös toimub komisjonides ja vastavalt volikogu töökorrale on komisjonide istungid kinnised. Kuidas sa plaanid tagada seda, et komisjonides jagatud informatsioon ja arutluskäik jõuaks protokollidesse ja sellega koos ka kõigi volikogu liikmeteni ja ka avalikkuseni? Praegu on meil väga kurbi kohtusi. Kuidas sa, mis mehhanismiga sa püüad seda tagada, et info oleks kätte saada kõigile? Ja mehhanism oleks nüüd selline, et mina volikogu esimehena, kui te mind valite, ei hakka täiskohaga tööle, mul on oma tööpunkt olemas, panustan oma aega siis täpselt nii palju, kui on volikogu esimehe roll ja natuke rohkem ja esindusorganisatsioonid, kui midagi on esindada, aga meil on plaan siis tööle võtta poole kohaga volikogu sekretär, et ühtlustada komisjonide protokolle, et info liiguks, et jõuaks ka osavalla kogudest tulev informatsioon volikogu liikmeteni, et kuna volikogu esimehe tasu ei ole kindlasti nii suur, nagu ta oli enne, siis saame nagu tööle võtta poole kohaga volikogu sekretäri. Kes ka protokollib, et oleks ühtlustatud.
ja aitäh. Minu küsimus on selline, vabandust, mul on nohu, aga ma olen testitud ja negatiivne. Sa kirjutasid eelmisel nädalal Hiiu Lehte huvitava loo, mis puudutas osavalla kogu tegevust. Ja muu hulgas märkisid ära, et sinu meelest osavalla kogu ei peaks olema poliitiline. Et ometi me volikogu liikmetena ja mina eriti teame seda, et Kärdla osavalla kogu sinu juhtimisel oli ainus, kes võttis väga tugeva poliitilise seisukoha, mis puudutab 2020 kevadet ja tegelikult augustis ka veel väga tugeva poliitilise seisukoha, mis puudutab volikogu liikmete tasustamist, sealhulgas volikogu esimehe tasustamist. Et see oli selge seadusest tulenev võimupiiri ületamine. Et kuidas sa seda, kas õigustad või kommenteerid? Ma kommenteerin. Esiteks artiklis ma puudutasin tegelikult osavalla kogu valimisi, kuidas neid valitakse, kas ta on poliitiline organisatsioon või mitte. Ma püstitasin küsimuse. Minu küsimuse eesmärk, mitte eesmärk, aga põhjus oli nagu see, et tegelikkuses on nad valitud erinevate organisatsioonide esindajatena ja kuna poliitika on tegelikult protsess, mis tegeleb otsuste vastuvõtmistega, siis osavalla kogu ei võta vastu otsuseid. Osavalla kogu avaldab arvamust, esitab hoolekogudes liikmeid, teeb ettepanekuid, aga ta ei võta vastu otsuseid. Mis puudutab konkreetselt nüüd volikogu esimehe töötasu, siis see oli see periood, kus meil algas koroona ja tuli valitsuselt selge nägemus, et me peame hakkama kulusid kokku hoidma. Arutasime just Kärdla osavalla koguga, kuidas me saaksime seda teha. Üks otsustest või ettepanekutest osavalla vanemale oli siis tänavavalgustuste pimendamine, et kuna liikumispiirang oli ja käia kuskil ei tohtinud, et me panime tänavavalgused kinni ja proovisime siis vaadata neid kulusid niimoodi, et me ei peaks töötajate palkade vähendamiseni minema ja seal oli ka eelnõu siis volikogu esimehe töötasu vähendamise kohta ja lihtsalt ütlesime, et me oleme ka sellega nõus, kui on tehtud selline ettepanek, et on vaja kulusid kokku hoida, et me ei pidanud seda väga poliitiliseks, me lihtsalt arvasime, et see on suge volikogu soov oma kulusid kokku hoida. Ja me ütlesin, et see on ka okei. Kui selline otsus tehakse, et me nagu toetasime seda. Aga me ei teinud otsuseid, et osavalla kogu ei teinud otsuseid. Tavatanud arvamust. Ega see vastanud, aga see ei puuduta mitte volikogu esimehe tasu, volikogu liikmete tasu ja see, kuidas osavalla kogu käitus, oli selgelt sekkumine poliitikasse, milleks ei ole mitte mingisugust õigust. Vabandust, ma segan, vallasekretär ütles väga selgelt, et meil on 2 küsimust ilma omapoolsete kommentaarid, et palun jääme selle juurde. Aga jääme selle juurde ka, et vallavanem asendaja ei sekku istungi juhtimist. Aga tõepoolest järgu. Hetkel olen ma valikuga. Ei, see praegu on sekretäri juhtimist. Ergo märkus oli õigustatud. Aitäh. Et selle kohta mul rohkem kommentaari ei ole. Kas kellelgi on veel küsimusi? Ja Iga, palun teine küsimus. Volikogus on selline eriline komisjon nagu revisjonikomisjon, mille töö on vähenähtav, mis hea tegemisel nõuab palju aega, palju ressurssi, nõuab ka väljaspool spetsialistide kaasamist. Sinu käes on volikogu rahakott. Kas sa näed, et volikogu eelarvest võiks rohkem panustada revisjonikomisjoni tööle? Ma hetkel kahjuks ei ole volikogu esimees ja ma praegu ei oska vastata, kui suur see rahakott on. Et kui te valite mind, siis järgmine koosolek kindlasti, mis toimub nädala pärast, kus juba toimub ka komisjonide esimeeste valimine, et siis ma oskaks selle küsimusele paremini vastata, aga see on hea tähelepanek, jah. Minul selline küsimus, et enne valimisi siin, ma mäletan ka siin ütlesid, et osavalla vanemad ei peaksid olema poliitilised figuurid, ütleme ka valitsuse liikmed, et nad oleksid tippametnikud seal koha peal. Nüüd ma loen uudist, et tasavalla vanemad saavad valitsuse liikmed, et kas sina volikogu liikmena ja tulevas esimene
pooldad, et meie valitsus oleks selles mõttes nii. Meil on see toonud tegelikult väga suur muutus, näiteks siin arenguosakonna juhataja ja kes siin olid enne valitsuse liikmed, neil enam tulevikus ei ole valitsuse liikmed. Et kas sa pooldad seda muutust ja selles kontekstis just, et need osavalla vanemad on poliitilised figuurid? Ma olen selle peale tõesti palju mõelnud. Mul ei ole selget vastust, et siin on nii plusse kui miinuseid ja kuna nüüd on tegelikult koalitsioonileppes ka sätestatud, me teeme juhtimisauditi. Et mis nagu minu hinnangul volikogu liikmena on hea, kui on ütleme, osavallakogu vanem on nagu ametnik, see annab talle nagu võib-olla niisuguse turvatunde oma töökoha suhtes, sest praegu nad on lihtsalt valitud isikud, nendel pole isegi töölepingut. Et turvatunde ja sellised oma pikema perspektiivi nägemuse oma osavalla arengusse. Samas on minu meelest hästi oluline, et nad oleksid valitsuse liikmed ja toeks siis vallavanemale, et oleks ka kõik piirkonnad esindatud olla valitsuses ja kõikide info jõuaks ka vallavalitsus. Mulle kuidagi tundub, et kaalukaus võiks olla selle poolt, et nad on poliitilised, aga võib-olla ootaks selle auditi tulemuse ära ja mida rahvas nagu arvab siis. Kui rohkem küsimusi kellelgi ei ole, siis teen ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda. Kandidaatide nimekirja sulgemise otsustamiseks palun volikogu liikmete käega märku anda, kes on siis nimekirja sulgemise poolt. Aili Kütti. Olen poolt. Siis pooldatate enamusega. Sulgeme nimekirja. Siis selgitan hääletamisprotseduuri. Hääletamisprotseduur on sätestatud Hiiumaa valla põhimääruse paragrahvis 11. Isikuvalimised on salajased, mille tõttu siis hääletada saavad vaid siin kohal viibivad volikogu liikmed. Igal volikogu liikmel on üks hääl. Komisjon annab valimissedelid volikogu liikmetele nimekirja alusel ja allkirja vastu. Kui kandidaatide nimekirjas on ainult üks kandidaat, mis siis praegusel juhul on, annab volikogu liige kandidaadile poolt või vastu hääle, märkides valimissedelide risti lahtrisse poolt või vastu kandidaadi nime juures. Kui valimissedel rikutakse enne selle valimiskasti panemist, on volikogu liikmel õigus rikutud sedeli tagastamisel saada komisjonilt uus valimissedel, mille kohta tehakse nimekirja märge. Hääletamistulemus selgitatakse avalikult kohe pärast hääletamise lõppemist. Valimissedel, millel on hääletatud rohkem kui ühe kandidaadi poolt või millel ei ole märgitud ühegi kandidaadi nime, loetakse kehtetuks. Komisjon koostab hääletamistulemuste kohta protokolli, millele kirjutavad alla kõik kohal olevad komisjoni liikmed. Hääletamise läbiviimise kohta on õigus esitada komisjonile protest. Protest esitatakse komisjonile kohe pärast hääletamistulemuste teatavaks tegemist. Kas kellelgi volikogu liikmetest on küsimusi hääletamisprotseduuri kohta? Ei ole. Siis palun Riina ja Helik näidake valimiskasti, et valimiskast on sühitud ja soovige valimiskasti. Aga teil oli küsimus, käsi üle. Kellel oli küsimus? Ei ole mingi. Georg, jah, palun küsige. Küsimus selle valimise protseduuri kohta, et kas lähiajal on plaanis meil ikkagi võtta kasutusele ka volis, et oleks võimalik seda kaugtuvastamist teha ja protsessis täiel määral osaleda? Mina selle kohta vastust anda ei oska, aga volikogu esimees on valitud, et siis tema kindlasti saab selle kohta vastata. Aitäh!
kell on 15:20 praegu, siis 15:35. saame. Liina, palun mine too printerist need valimissedelid välja. Mina ei tea.
Kõik on oma valimissedeli paistma pannud. Kas on soovinud, et siis avame valimissedeli? Noh, siis me peaks kinni pidama sellest 15 minutist. Mida te teete? Kuni 15 Siis ülejäänud on olnud seda. Tõnis, kas teie panite oma
volikogu istungi järgi ja Peep Vildemi teatas väga halvasti. Ei, ta pani mingisuguse näited tõusu üles. Nüüd tuleb maskid ära olla. Ei, see oli mingi hakkimine. Interneti, sest mina käisin ka arvutada internetis sees-väljas. Sobitab Peebu kuulmiskeskuse poole. Ei ole. Ja volikogu istung avalikult kohal. Ei ole, see on väga halb tehniline viga, aga võib-olla see sõltu neist. Kui kõik volikogu liikmed on selle poolt, siis lõpetame vaheaja natukene varem. Kell on praegu 15:33. Tundub, et vastuväiteid selles osas ei ole. Siis ma teen teatavaks hääletamistulemused, et salajase hääletamise tulemused osutus vallavolikogu koosseisu häälteenamusega vallavolikogu esimeheks valituks Anu Tiiberg 17 poolthäält ja tulemuste põhjal vormistan Hiiumaa valla valimiskomisjoni otsuste number 31 allkirjastamisele Hiiumaa vallavolikogu esimehe valimine, millega tunnistatakse Anu Tiiberg valituks Hiiumaa vallavolikogu esimeheks. Mul on hea meel seista siin volikogu ees, volikogu esimehena. Ma tänan teid hääletamast. Ma tänan neid hiiglasi, kes toetasid valimiste ühist Hiiumaad, millele ma praegu siin olen saanud valituks ka volikogu esimeheks. Ja vaadates praegust volikogu koosseisu, et siis on esindatud väga mitmete erialade pädevad inimesed, et on nii sotsiaal, kultuur, haridus, ettevõtlus, finants. Et see on väga hea baas minna siit 4 aastat ja teha tööd siis Hiiumaa heaks. Et Hiiumaa areng ikkagi edasi läheks pikkade sammudega, et me saaksime oma järeltulevatele põlvedele anda teatepulga kunagi üle, et me peaks häbenema tehtud otsuseid või tegemata otsuseid. Et selleks meile kõigile jõudu ja jaksu. Ja kuna aeg on selline asi, mida tagasi ei saa, on
suur väärtus, siis teen ettepaneku jätkata volikogu istungiga teise punktiga Hiiumaa vallavolikogu aseesimehe valimine. Andrusel oli siin ettepanek. Väga vabandan, et ma ennast kirusin oma kaitseks võin öelda, et ma tõepoolest lugesin selle põhimääruse läbi ja lisaks veel võtsin aluseid kommentaarid ja siis tõepoolest ei olnud täpselt selgust, kuidas esitatakse volikogu esimees ja aseesimees. Ma arvasin, et tuleb ikkagi koos esitada, vabandust, loodan, et midagi sellest katki ei ole, aga nüüd ma esitan siis volikogu liikmena, aga ääremärkusena veel, et opositsioon arutas seda teemat ja otsustas esitada siis opositsiooni esindajana Hiiumaa vallavolikogu aseesimehe kandidaadiks vastavalt siis põhimääruse paragrahvi 11 Tõnis Paljasmaa. Siin on kirjalik avaldus. On esitatud kirjalik avaldus panna volikogu aseesimehe kandidaadi ülesseadmiseks ja käesolevaga siis esitatakse Hiiumaa valla põhimääruse paragrahvi 11 lõige 3/7 aseesimehe kandidaadiks Tõnis Paljasmaa. Tuldi Lumeks volikogu liige. Kas on veel kandidaate? Tundub, et ei ole. Teen ettepaneku nimekiri sulgeda. Palun käega märku anda, kes on poolt. Aili on poolt ja Georg on poolt. Annan sõna kandidaadile sõna tutvustamiseks. Tere! Minu nimi Tõnis Paljasmaa. Olen hiidlane, usun paljudele tuttav. Igapäevaselt töötan Hiiumaa ametikoolis, olen õpetaja. Opositsiooni poolt on mulle tehtud ettepanek sellele positsioonile asuda ja usun, et tuleb see ettepanek vastu võtta. Kas on küsimusi? Palun esitage oma küsimused. Tundub, et küsimusi ei ole. Kas mõni volikogu liige soovib sõnavõttu? Me peaksime moodustama volikogu liikmete seast häälte lugemise komisjoni. Ma arvan, see võiks olla 3-liikmeline, et Hiiumaa poolt ma teeks ettepaneku, et üks liige oleks Airados. Kes veel võiks olla häälte lugemise komisjoni liige? Annan palun hetkeks tähelepanu, et siin videosilla teel on see käsi on püstis. Kui käsi on püstis, siis soovitakse sõna, et sa hetk tagasi lüstid, kas keegi soovib sõna. Ma ei pannud tähelepanu, vabandust, Georg, kohe saab sõna. Ja, et kuna volikogu liikmed sooviksid seda e-valitsemise võimalust ikkagi kasutada, ajad on keerulised, siin on koroonad ja muud kriisiolukorrad. Ja eelmise küsimuse juures siis sekretär suunas tulevasele volikogu esinaisele selle küsimuse. Siis sellest tulenevalt ma küsin selle protseduuri kohta, et kui ma praegu sooviksin siis volikogu aseesimehe valimisel osaleda, siis täna ma seda teha ei saa. Aga teadupärast juba 5 aastat tagasi võeti Eestis kasutusele volise süsteem, mis siis järgib seda e-valitsemise parimat tava. Ja minu küsimus on siis selline tehniline, et kas tulevikus valimiste puhul me saaksime ka kaugteel osaleda selle isiku tuvastuse mobiil- või siis ID-kaardi näol ära teha ja osaleda nendes valimistes, et kas volikogu esinesel on plaanis võtta see oma töökavasse. Aitäh! Vastan sellele küsimusele niimoodi, et esmaspäeval juba sellele, mis tuleb 22, on liitlaste koostöökogu üldkoosolek siin.
kus samamoodi on salajane hääletamine, me katsetame ühte süsteemi, kui sobib, siis see sobib ka volikogu istungil kasutamiseks. IT-küsimustes ei ole kõige tugevam, aga järgmiseks volikogu istungiks proovime selle lahenduse leida. Jah, palun. Aitäh. Aivar Viigit. tuleme tagasi seaduste juurde. Ainus legitiimne elektrooniline hääletussüsteem kohaliku omavalitsuse volikogudes on valis, ei miski muu. Ja järgmisel korral proovime seda rakendada. Vastus on ikka sama. On veel küsimusi? Ja lähen tagasi siis häältelugemiskomisjoni juurde, et kas on ettepanekuid, kes võiks olla häältelugemiskomisjoni liige? Ants võiks olla, mina olen ettepanek Ants oskab hästi lugeda. Minul oli Aira üks ettepanek. Kolm võiks teil olla, võib ka rohkem olla. Inge, palun. Mina teen ettepaneku tagasi. On veel ettepanekuid, kui ei ole, siis anname käega märku, kes on nõus. Siis nüüd ette on valmistatud, ma loodan, hääletamissedelid, et siin Annika tuleb mulle nüüd appi. Et antakse välja samamoodi nagu eelmise protseduuri ajal. Komisjon annab, ma saan aru, välja need sedelid allkirja vastu. Ja ka teie ülesandeks on siis kontrollida, et see kast on juhi ära fikseerida ja siis palun siis komisjonil tööle asuda. Kas Annika tahab veel midagi lisada? Ja kuulutan siis välja hääletamise, kas meil piisab 10 minutist, kell on praegu 15.43. 15.53. Ants, kas sa oled esimene? Jah, Ants on esimene. Ei ole. On küll. Aida. Ei. Ants on. Siin on see, kus see pikalt on. Jah, hästi ette.
Kas kõik on oma valikud teinud? Kas kõik on oma valikud teinud? Kas keegi vajab veel aega? See on volikogu liikmest ja avaldus valimiskasti, kui on keegi, kes ilma juurde. 18 peaks olema. Ja siis saab valimiskasti. Meil on keeruline see, et taotlusmaa veel ja siis ja hästi igaveseks.
ma olen auesimees. Üks on tehtud. Keegi ütles, aga arvas tänaselt külajaamas kell meil algas. 15.53 peaks lõppema. Algas see tähendab 15.43. kell on 52. Hääletamine on lõppenud ja teen teatavaks hääletamise tulemused. Häältelugemiskomisjon Aivatus, Erkodas ja Ants Vahtras tegi kindlaks järgmised andmed. Valimissedeli saanud vallavolikogu liikmete arv on 18. Valimiskastis olevate vormikohaste valimissedelite alusel hääletamisest osa võtnud vallavolikogu liikmete arv 17. Kehtetuid hääletamissedelid 1. Vallavolikogu esimehe kandidaadile Tõnis Paljasmaale antud poolthäälte arv 16, vastu 5. Hiiumaa vallavolikogu esimeheks, vallavolikogu aseesimeheks osutus valituks Tõnis Paljasmaa, kes sai vallavolikogu koosseisus häälteenamuse. Tõnis soovib sõna võtta? Tänan kõiki ja loodame, et valik õigustada. Aitäh! Aitäh sulle! Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Hiiumaa vallavalitsuse lahkumisvalve ärakuulamine. Ja hea vallavolikogu, juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 29 lõikes 2 esitame palve vabastada meid Hiiumaa vallavalitsuse liikme kohustest. Ja alle on siis kirjutanud vallavalitsuse liikmed. Tänan. Keegi soovib sõna võtta? Vallavalitsuse palve on rahuldatud. Muude küsimuste all oleks praegu info siis järgmise volikogu istungi kohta. Annika paneb meile päevakorra projekti ülesse ja järgmine volikogu istung toimuks nädala pärast, neljapäev, 25. november kell 3 ja päevakorra projekt on siis Hiiumaa vallavanema valimine, Hiiumaa vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine,
Hiiumaa vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine, Hiiumaa vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja vabastamine, Hiiumaa vallavalitsuse liikmete palgaliste ametikohtade määramine, Hiiumaa valla osavallakogude koosseisude kinnitamine ja muud küsimused. Et vastav info tuleb teile kõikidele ka meili peale. Ja kas keegi soovib veel midagi lisada? Kui ei, siis loen volikogu istung. Jah. Kuidas teid komisjoni liikmena registreerida? mis on järgmine? Kõigepealt valitakse komisjonide esimehed ja komisjoni esimehed hakkavad moodustama volikogu komisjone. Loen istungi lõppenud. Aitäh teile! Lähme järgmine nädal.